ühe vlogiga just lõpetasin ja siit ma juba uuega alustan. Ma olen lennujaamas, et minna külla Laurale Dublinisse St. Patrick's Day'ks. Nii et ma olen täiega elevil. Ja väga imelik on üksinda minna seekord, sest me oleme alati koos Anetega läinud Laurale külla. Ja seekord ma lähen üksinda. Lennujaam on väga-väga tühi. Ja ma arvan, et ega mul tänasest siin väga palju rohkem polegi näidata, sest et 20:35 läheb lend ja siis ma jõuangi Laura juurde ja lähme magama ja nii see tänane päev lähebki. Tere hommikust! Kohe oli kuulda, et hommikune hääl. Igal juhul ma olen kohal ja me jõudsime juba käia hommikusel coffee runil. Nii et üks jäälatekene ja siis seal kohvikus olid sellised overnight oatsid, nii et need võtsime hommikusöögiks ja siis paneme valmis ja lähme shopping teile. Laura proovib sama kampsunit ja siis vaatame St. Patrick's Day, roheline. Midagi rohelist on meil vaja igatahes. Ja, no tegelikult see on nii ilus. Jah, kena ju. Ja siin on need hea kvaliteediga teesärgid. Jah. Ja nii, ostud tehtud. Juhu! Tuligi see sama kampsunikene. What's next? Lähme siis Brown Thomas. Yes! Seal on palju vaatamist ja kulub kenasti aega. Täpselt nii palju, kui sa ise tahad. Mina tahan Brown Thomasest vaadata päikseprille kindlasti. Mõned Pradad on mulle silma jäänud TikTokist, mida ma tahaks vaadata. Loodetavasti neid seal on. Ja siis muidugi kotikesi. Vot, nii et see on minu põhiline fookus. Vot neid Prada prille ma tahtsingi proovida, nii neid, mis mul endal ees on, kui neid, mis Laura praegu proovib. Aga need mulle ei meeldi, mis minul on. Ja ma kardan, et need, mis Laural on, jäävad mulle liiga suureks, aga ma kohe proovin. Jaa. Mis tunne jääb või? Nagu tunned, jah? Ma ei tea, midagi nagu natuke häirib. Sellised glowy prillid. Täiega lahedad. On jah. Laura rahakotikesega. Sinna ikka mahu. Lihtsalt me nagu coin purse. Jaa. Loose change. Vaadake, kui äge. Nii sobib. Siis see ma näitan ja Äge. täiega. Siis on veel suurem see sama see. Ja siis on veel. Tavaline ja see on tagamata punane, et seda ma olen mõelnud juba ammu. Mulle meeldib seda neetidega natuke. Jaa, mulle väga meeldivad need mustad neetidega. Ja see on niisugune natuke tagasihoidlikum siis. 850. Kas nende hinnad on ka tõusnud või ma lihtsalt mäletan valesti? Seda ma ei tea. No ilus. Jaa. See on selles mõttes parem, et kui millalgi läheb üles mingi needihullu, siis sellega ei lähe. Jaa, see on tagasihoidlik. Vaadake, kui nunnu see kollane on. So cute. Vaadake, kui äge. Siuksed detailid siin küljes või siis siin on särgil, jah. Sellel on ka kaalusrindu ka. Nii ilus. Ja siin oli komplektikene ka. Tahtsin näidata, see on kleit ja siis sellised püksid ja bluusika. Nii äge suveks. Me oleme tulnud M&S-i kohvikusse sööma. Kuhugene läks ikkagi tühjaks vahepeal ja mis ma tahtsin teiega veel jagada on see, et kui me käisime seal Kossis
siis riietuskabiinide juures seisis üks tüdruk või noh, naine. Ma ütlen kõigi kohta tüdruk. Ja ta on tiktokker. Muidu elab UK-s. Ja ta teeb nagu oma kihlatuga koos selliseid mängulisi tiktokke või nad nagu mängivad koos mingeid mänge, nagu mingid sõnamänge, sellised asju. Ja siis jah, tuli seal see tüdruk, võib-olla keegi teine ka teab ja nagu nad on täiega toredad. Nüüd ma pole ammu küll nende ühtegi videot näinud, aga milline kokkusattumus, et ta on ka siin reisil praegu. Ja see oli äge, ma ei julgenud midagi ütlema minna, ma olin täitsa šokeeritud. Ta on ikkagi minu jaoks kuulsus. No nii, nüüd on shopatud küll ja kell saab 6 kohe, nii et on aeg sööma minna. Kõht annab juba märku, et on aeg. Laura on hakanud iirlaseks ja mina olen ikkagi oma liistude juures. Pornstar Martini. Kusjuures värvi poolest võib-olla see näeb välja nagu siia oleks pandud seda ananassi alla. No see näeb täiesti vale välja. Ja mis asi see siin peal on? Mingi kuivatatud apelsin. Lihtsalt siia. Meil on käes esmaspäev, nii et me suundume praegu rongiga Laura kontorisse. Mul on ka tegelikult vaja mingisuguseid asju teha. Laura ka natukene, et mitte full tööpäev ei ole, aga siuke poolik tööpäev ikkagi. Nii et jah, praegu suundume sinna, seal saame hommikust ja siis vaatame, et kui ma jõuan nagu väga palju varem oma asjadega tehtud, kas ma siis lähen üksinda natuke kondama. No, see selgub päeva jooksul. Oh my god, tänane päev on toonud omajagu stressi tööalaselt, aga nüüdseks on kõik lahendatud ja ma siin filmisin just mingisuguses koosolekuruumis oma eventi laivi mineku jaoks storysid. Tahtsin nagu jäädvustada enda emotsiooni ka selle kõigega seoses, et see Kirstoril üritus, mida ma korraldan siis. Ja Laural vist läheb natukene veel aega, aga tänane plaan on nagu selline, et kui me siin lõpetame, siis vaatamegi natuke linnas ringi. Meil on õhtuks bukitud Aasia toidu kohta laud ja täna pigem siuke nagu rahulik ja siis homme ongi St. Patrick's Day ja ma ei tea, mida sellest oodata. Aga no siin tõesti nagu igal pool sa näed juba mingeid kaunistusi väljas, müüakse igasuguseid nagu merch'i, St. Patrick's Day merch'i ja noh, põhiliselt toimub siin siis siuke bar hopping sellel päeval. Nii et eks siis näha ole, mis sellest saab. Ja mul on mu uus kampsunikene seljas, mis ma eelmises vlogis ostin ja mille Laura eile ostis. See Kossi villa kampsun. Väga mõnus soe on sellega. Töö on tehtud, Laural algas puhkus, mis tunded valdavad. Praegu ei ole veel sellist tunnet, et puhkus algas, aga no õhtuks ilmselt ja homseks kohe kindlasti. Ja, ma usun ka. Ja nüüd me vaatame poodides ringi. Ja okei. Nii, mina olen hakanud aksessuaarimutiks praegu, siuksed käevõrud, siuksed prillid, siis
pitsiga sallike, vaatame siin sihukest käevõrukest. H&M-is on päris tore valik igasuguseid siukseid fun ehteid, millega outfitidele juurde anda. Ilus valgus. Vaadake, siin on ikka nagu Easter valikut on igasuguseid suuremaid ja väiksemaid mune saab. Kuule, see ongi viimane, siis ma pean selle Laura võttis kohe eriti suure. Ja siin saab väiksemaid ka. Tere hommikust, ärge pange seda minu kohvrilaga seal taga tähele, aga meil on käes St. Patrick's Day ja eelne päev ma ei vloginud väga palju, aga me ei teinud ka väga palju tegelikult. Need pool päeva läks töö alla ja siis me käisime natukene linnas paaris poes, aga midagi põnevat väga ei leidnud ja siis me tõstsime natuke varasemaks oma selle Hiina toidukoha broneeringu. Seal oli tore, toit oli nagu täitsa hea, aga ei midagi nagu sellist, et oh my god. Mama Jou oli siis selle koha nimi. Ja siis me lihtsalt olime rahulikult kodus, sest me teadsime, et täna tuleb nagu crazy päev. Nii et tahtsime välja puhata ja seda me saime ka. Nii et väga rahul sellega. Täna on isegi ilus ilm, päike paistab sinine taevas, see on nagu crazy, sest et see ei ole Dublinis tavaline. Nii et väga-väga mõnus. Ja piletite müük on läinud mul oodatust paremini. Eile ju panin need müüki õhtul ja praeguseks on alles 8 piletit. Nii et ma olen nii õnnelik selle üle, see kohe tõstab ka tuju lakke, et inimesed usaldavad, tahavad tulla. See on nagu, tähendab mulle väga palju. Ja ma tõesti nagu mingi hetk muratsin, et kas üldse keegi tahab tulla. Nii et seda enam väga õnnelik selle üle. Ja nüüd ma siin sätin, ma tahan ka tänasest teha siukse nagu kiire TikToki tervest päevast, siuksed väiksed klipid, nii et ma loodan, et ma saan kõigega hakkama, et teile näidata, et TikTokis näidata, et ise olla kohal, rõõmu tunda, sisse võtta seda kõike. Nii et eks näha ole. Meik on valmis, väike mimosa ja tegelikult ma panen veel näo peale kleepsukesed ka, mis me ostsime rohelised ristikeina kleepsukesed. We are in full gear, kleepsud on näos, Laural ka ja väike kokteilike rõdul, no mida sa veel tahad, päike paistab, soe õhk, love it. Päeva esimene normaalne soe toit. No nii, käes on kolmapäev ja me oleme Lauraga tulnud Dublini sellisesse, kas ma võin öelda, kalurilinna ossa või? Ja
me käisime söömas, võtsime mõlemad salatid ja nüüd me jalutame siin ja täiesti pühapäeva tunne on. Et noh, kuna eile sai väljas käidud ja kuidagi, ma ei tea, siuke pühapäeva vibe täna. Et jah, vaatame, naudime ilma, isegi päike on välja tulnud ka täna. Nii et super. Ja noh, eilsest võib-olla natuke muljeid. Kuidas sina meie St. Patrick's Day'ga rahule jäid? Lõbus oli. Selle võrra, et praegu on väga unine olla. See oli ka lõbus. Tähendab, et oli. Jah, tore oli ja noh, ega me põhiliselt käisimegi mingites baarides, vahepeal olime niisama, istusime väljas, jutustasime, korra käisime mingisugused majapeod läbi, aga siis me seal olles saime aru, et noh, tegelikult me nagu mingit pidu ei otsi, vaid tahaks lihtsalt nagu jutustada kahekesi. Ja siis kell oligi mingi, ma ei tea, 8 või... Nii crazy, me läksime veel sööma enne, kui me koju läksime. Jah. Ma lähen küsin, kas te teete veel süüa? Kell on 7:30 õhtul, et ikka, jah? Jah. Nii, et me veel sõime ja siis juba läksimegi koju ja selles suhtes, ma ei tea, ma vist 11 ajal läksin magama, nii et tegelikult isegi unetunde tuli. Ja tore oli jah, ma ei tea, selles suhtes seda paraadi experience'i küll ei saanud, aga ma arvan, et ikkagi päris siuke korralik St. Patrick's Day elamus, et näha kogu seda nagu linnamelu, et kõik ongi tulnud baaridesse ja nagu jooma, aga üks asi, mis ma tähele panin, et kõik oli nagu heas meeleolus, ma ei näinud mitte ühtegi mingit kaklust või mingisugust nagu, ma ei tea, ebameeldivat sõnelust kuskil. Laura muidugi ütles, et siin üldse nagu kaklusi... Ma ei ole niimoodi mõelnud selle peale, aga kui Kaisa ütles seda, siis nagu ei mäleta, et ma oleks kunagi näinud väljas käies siin, kui inimesed on purjus, et nad läheksid agressiivseks või et oleks mingeid selliseid asju. Nad on rõõmsameelsed ja siis neil tuleb uni. Ja siis tore oli jah see, et baarides oli ka nagu sellist iiri muusikat, live-muusikat sai kuulda ja siis mina jõin oma esimese Guinessi, aga ma ühega piirdusin edasi, ma läksin Aperol Spritzi peale ja see mulle sobis. Ja jah, niimoodi ma selle päeva kokku võtaksingi. Nii et teised, mis oleme võtnud, on olnud paremad. Me tulime siia ühte väiksesse kohakesse Austrias sööma ja mul tuli praegu meelde, ma postitasin Instagrami selle St. Patrick's Day postituse ja seal ühel pildil on taustal näha juudsed uuesti ja see on üks naine magamas baaris ja seal terve laua täis inimesi lihtsalt magas baaris. Ja ongi kätte jõudnud meie viimane õhtusöök.
kõige parem pistaasia gelato, mida ma söönud olen. Nii hea. Juhu, ma jõudsin koju ja teate, mul on selline tunne, et ma ei saanud sellest reisist nagu super palju materjali, nii et ma otsustasin, et ma vähemalt täna, võib-olla ka homme jätkan veel siin kodus ka selle vlogiga, kuna nädal läheb nagu nii edasi. Täna on neljapäev ja kell on 2 ja ma reaalselt just ostasin uksest sisse. Ja teate, mis ma mõtlesin, et ma esimese asjana ära teen, mida ma oleks väga tahtnud koos Lauraga teha, aga kuidagi meil ei olnud seda õiget momenti ja lõpuks me koos hauli ei teinud, kuigi me mõlemad ostsime mingisuguseid asju erinevatest poodidest, aga mina siis vähemalt teen teie hauli asjadest, mis mina ostsin. Seda teate, et Laura ostis selle sama kampsuni. Issand, kui rahul ma olen selle kampsuniga, selle ma ostsin eelmises vlogis Kossist. Ja see on nii mõnus, see on pehme, see on soe ja see istub nii hästi ja see minu arust sobib põhimõtteliselt kõikide asjadega, nii et väga hea ost. Nüüd tegelikult mõnda asja te juba nagu kinda nägite on the go, sest ma juba kandsin. Ma ostsin veel ühe nahktagi. Reaalselt see oli vist üleemne vlog, kui ma rääkisin sellest Zara nahktagist, mida ma ostsin, oliiviroheline, mega ilus lõige, väga-väga meeldib. Päris seemisnahast. Ja nüüd ma ostsin Zarast järgmise seemisnahast nahktagi. See on nüüd veel uuem kollektsioon sellest, kui see, mis mul see eelmine nahktagi oli. Ja see on nüüd selline, no võt, siin on praegu valgus on suht halb, aga no on aru saada, et selline tume pruun, selline tumeda šokolaadi pruun. Ja see oli 120 €, jällegi päris seemisnahk. Ja teate, üks põhilisi mõttekäike, mis minul nagu neid nahktagisid ostes peast läbi käis, et ma tahtsin, et nad ikkagi näeksid nagu üsnagi ajatud välja. Okei, põhimõtteliselt Zarast sul ei ole võimalik nagu täiesti mingit ajatud riideeset väga saada, noh, kui see ei ole just mingi täiesti basic. Aga mida ma mõtlen selle all on just see, et praegu on ju juba moes jälle need bomber jacketid. Mina olen selle bomber jacketi hulluse üle elanud, mis iganes, kas see oli 2015 või 2016, no 10 aastat tagasi umbes. Ja mul oli reaalselt mingi 4 eri värvi bomber jacketeid. Siis need ei olnud küll minu arust nagu nahast, vaid lihtsalt olid nagu tekstiilist ja sellisest satiinmaterjalist. Aga praegu on jah jube populaarsed need erinevad nahast bomber jacketid, aga minu jaoks nendel on nagu silt külge pandud 2026, see on nagu praegu järgmine aasta sa ei kanna seda. Ja kes teab, äkki ma söön oma sõnu, äkki ma ise ka järgmine aasta neid oma ajatuid jakke ka ei kanna, aga ta on siuke, ma panen siia peale mõnusa lõikega, kusjuures ma võtsin L-suuruse, sellepärast, et ma ei taha, et ta oleks siuke liiga tipakas, see on niigi tegelikult päris siuke pisike lõige pigem, aga kuna arvestades meie ilmasid, siis ma ikkagi tahan siia mingi kampsiku ka alla panna, et siis ma võtsin selle L-i, seal muidugi ei olnudki poes, seal oli kas XS või L, no see XS oli nagu mingi mini, et ta on pigem siuke lühikene ja siuke sirge lõikega ja minu arust täiesti kannatab nagu kinniselt ka kanda. Nagu, siit me ei saa väga palju aru, aga väga mõnus jakikene. Ma olen väga rahul selle ostuga. Ja ikkagi nagu piisavalt erinev sellest teisest juba ka värvi poolest ja ka lõike mõttes. Et teisel on nagu siin siuksed suured taskud ja teisel saab kummiga alt kinni tõmmata, aga siin ta lihtsalt kukub. Vot, nii et see oli Zarast ja Zarast veel ma ostsin samasuguse bluusi, nagu mul siis juba on musta värvi. No praegu ta on kortsus ja nagu selles suhtes kole, aga siuke kõrgema kaelusega ja teate see värv. Tegelikult ma proovisin rohelist ka, sellist nagu sage green, mis eesti keeles on siuke tuhmim roheline.
Ja ma arvasin algselt, kui ma need nagu võtsin, et see tuhmroheline kindlasti mulle sobib, et selle osas ma ei olnud kindel. Aga me mõlemad Lauraga vaatasime, kui ma selle selga panin, et see kohe nagu pani mind särama ja see roheline jäi nagu täitsa plastiks. Nii et ma võtsin selle. Ma siit kohvrist järjest võtan neid asju. Siis me käisime muidugi Pennises, mis on siis Iirimaa Primark, millegi pärast nad seda sama nime ei tohi kasutada, aga no täpselt sama pood. Ja sealt ma ostsin sellise, ilmselgelt nagu ma aru saame, siis mulle see värv väga meeldib. Helekollase T-särgi, see on siuke ka ikka mõnus nagu paksem materjal, kuigi nüüd, kui ma seda pakkisin, siis ma vaatasin, et siin on mingisugune nagu plekk peal. Kas te näete või? No igatahes, aga ma arvan nagu nii, ma kannan enamasti neid nagu ikkagi püksis. Ja nagu ma arvan, et see ei sega väga. Ja see on XS suurus kusjuures. Noh, see oli ainus, mida ma seal nägin. Ma sellist rohkem teist ei näinudki üldse. Ja siis Laura ütles, et ta ei lase mul sealt poest lahkuda, kui ma ei võta neid bikiine. Sellised. Jumala ägeda detailiga ja siis alumine osa on selline. Ja siin on ka mingisugused asjad küljes. Väga nunnu. Ma ei ole isegi selga proovinud neid. Ja siis ma võtsin neid kinga sisse käivaid sokke, sest Eestis H&M-is on mingisugused, aga need ei ole kõige paremad. Ja siis ma mõtlesin, ma proovin neid, kuna mul on tegelikult nüüd ühed kingad just praegu pakiautomaatis veel ootamas. Ja siis mul on eelmisest aastast need pannaldega, mida ma olen teile näidanud ka. Aga no, ega te ei pea mäletama muidugi. Igal juhul ma tahaks... üldse ei, mul on 2 kingad pakiautomaatis praegu, oh my god. Ma pean täna järgi minema, sest et ma ei suuda oodata. Igatahes kinga hooaeg on ka varsti käes, kuigi issand jumal. Mis siin toimub? Õues on täiesti jäine õhk. Ma astun sealt lennujaamast välja ja ma olin mingi, oh my god, miks ma pean siia tulema? Jube külm. Siis väga-väga fun. H&M-is ma olin täiesti aksessuaaride lainel. Neid prille nägite mul juba ees. Tegelikult mul kinda sarnased on, aga minu arust need istuvad mulle kõige paremini nendest, mis mul on. Ja mulle meeldivad need. Ma tean, paljudele ei meeldi. TikTokis inimesed heidivad. Oh my god, võta need rõvedad asjad omal näost ära. You know, laske elada. No ma tean, te lasete mul elada. Seal TikTokis on mingid heiterid lihtsalt. Igatahes H&M-is sellised väga lihtsad, trendikad. Noh, igasugused high-end brändid teevad ju ka selliseid praegu on ju. Mingi Tom Fordil on ilusad, mis Chloe'l vist olid ka ja no igasuguseid ägedaid on nendel brändidel ka, aga me Lauraga ka rääkisime, et see on nagu jällegi see nii 2026 prill, et seda ei ole mõtet osta seda kallist prilli, et ma võtangi selle H&M oma, järgmine aasta ma ei käi nendega ilmselt enam. Et kui on need kallid prillid, siis need võiksid olla natuke rohkem ikkagi ajatud disainiga, et ei ole see, et sul on nagu näkku kirjutatud, et mis aastal sa need ostnud oled. Vot, kuigi ma alguses mõtlesin, et äkki ma tahan nagu neid mingid Prada omasid, mis me seal proovisime, aga noh, need lõpuks ei sobinudki mulle eriti. Ja siis H&M-ist veel sellised toredad käevõrukesed, nii ilusad värvid koos, sest ma armastan neid värve. Ja ma ei tea, kas või siia outfiti juurde paned need ja nagu kohe annab midagi juurde, et ehetega ma olen viimase mingi 2 aasta jooksul hakanud palju rohkem mängima. Ja siis oli seal H&M-is lõpuks see, mida me otsisime, ma ei tea, kõikidest poodidest ja ma juba siin Eestis vaatasin. Siuke nagu... rätt siis. No ise tead, kuidas kannad, kas paned pähe, kaela või siis siia puusa ümber. Mina just tahan väga seda kindlasti niimoodi kanda. Mingite kampsunite ja mul juba igast ideed lendavad peas, kuidas ma tahan seda kanda. Musta tahaks ka sellist, musta ei näinud kuskil. Nojah, siis nüüd mul on see, ma ei tea küll, mida ma sellega teen, aga I have it ja see oli 3 euri Primarkis. Ma võtsin küll siit nagu siidid küljest ära, aga ma ei ole neid kandnud, nii et siis mõtlesin, ma ikkagi näitan nagu nii ilus. Esiteks tegelikult Primarkis oli Bridgertoni see kollektsioon ka, aga siis selleks hetkeks mul olid juba käed igast asju täis ja ma olin mingi okei, ei, mul ei ole sealt midagi vaja. Aga see nüüd ei ole sealt kollektsioonist, aga selline pesu. Ülemine osa, alumine osa, igatahes nii nunnu lihtsalt. Nii, mis veel? Ma armusin täielikult Laura ühte parfüümi, ta on tegelikult see juba ammu olnud ja ma tean, et see lõhnab hästi, aga nüüd ma sain seda enda peal ka kanda.
ja see on see Byredo Mojave Ghost absoluutse versioon, et ta püsib ka hästi. Issand jumal, kui hea lõhn. Nii kallis, aga nii hea. Mul on seda vaja. Noh, mitte nüüd kohe, aga lihtsalt see läheb mul listi. Ja siis Kikost ma ostsin Hydro Glossiga tähes. Juba kandsin ka üks päev väga ilus sädeleb roosa. Selle ostsin ja tegelikult ühe meigitoote ma ostsin veel ja mitte rohkem. Vau. Mis ma veel? Ma olin muidugi sükses Irish meeleolus, aga see tegelikult ei pea üldse olema nagu kuidagi Iirimaaga seotud. Jällegi siin on, ärge pange tähele, mingid sildid veidralt küljes veel. Aga selline charm, mida panna koti külge. Nii tore. Või no ükskõik kuhu võib panna. Primarkist, no nüüd see on kortsus praegu siit kohvrist otsa, aga sellise ka. Ja see on muidugi nii õudse kvaliteediga, mingid niidid juba lipendavad 7 € oli see. Aga no, ma mõtlesin võib-olla kuskile koti külge või kaela või mis iganes. Nii, ja nüüd viimane asi ongi see meigi asi. Ma olen kuulnud väga palju positiivset selle Kosas concealeri kohta, kuigi seal ei olnud testrit seda tooni, nii et ma lihtsalt nagu suht pime siia nende numbrite ja alatoonide järgi valisin. Loodan, et sobib. No tundub hea toon. Selline concealer, siis Super Creamy Brightening Concealer ja see on toonis 2,3 Neutral. Eks ma arvan, siin jõuame selle ära proovida selle vlogi jooksul ka. Vot, nii et sellised ostud. Riideid tegelikult ongi ainult 3 eset, kui mitte bikiine arvestada. Ja ma pidin oma pagasi eest juurde maksma. Ja mitte Ryanairis. Ma ei tea, neil võib-olla ei olegi kaale. Aga Air Baltic, kuna ma tulin tagasi läbi Vilniuse, siis Air Balticus nad lasid kõigil oma kohvreid kaaluda. Ja üldse minu arust täiesti kriminaalne on see, et su kohver võib olla 6 kilo ja siis see kott sinna juurde 2 kilo. Mis ajast meil kohver isegi ei või 8 kilo olla? See ei ole ju isegi nagu reaalne. Minu kohver üksinda juba oli üle 11 kilo. Nii et jah, ma pidin 30 € maksma juurde. No okei, 30 ei ole nagu maailma lõpp, aga veits nõme. Aga jah, kodus ma nüüd olen Lauroga koos, kus juures hommikul läksime lennujaama. Tema küll ei tulnud Eestisse, vaid tema läks puhkusele Portugali. Aga jah, saime koos minna hommikul. No vot, ja nüüd ootab jälle algielu. Täna ma küll otseselt tööd ei plaani teha, sest et mul ongi vaja paar pakki teele panna, 2 pakki välja võtta ja siis mul on vaja toidupoodi minna, sest mul ongi praegu tegelikult kõht tühja, kui mul ei ole kodus mitte midagi süüa. Ja lennukis ma planeerisin oma nädala toidumenüüd ja koostasin poe nimekirja, nii et ma lähen Lidlisse ja tegelen nende pakkidega ja see ongi tänaseks päevaks juba piisavalt hea. Et ma rohkem ei hakka rabelema ja homme ja siis ilmselt laupäeval siis teen tööd. Oh my god, ma olen Lidlist tagasi kodus. Ma tulin tagasi nagu kaamel, nii palju asju lihtsalt. Aga ma ei tea, kas ma juba enne ütlesin. Et lennukis planeerisin neid söögikordasid ja poe nimekirja. Ehk siis mul on kavas teha täna läätsepüree suppi ja kana. Siis oleneb, millal see otsa saab, siis järgmiseks ma proovin ise teha pokekaussi kanaga. Või no ma ei tea täpselt veel, mis järjekorras need 2 viimast nüüd on. Ja siis ma tahan jälle neid loaded friesid teha. Nii et kõik asjad põhimõtteliselt, mis ma ostsin, on nende jaoks. Basiilik. Lõhnab lihtsalt nii hästi, et ma armastan basiiliku lõhnat. Spinat. Siis siuke pistaatsia kohuke, väga huvitav. Olen avastanud, et nuikapsas on väga tore asi, nii et selle ostsin. Siis lauku, porgandit ja sibulat. Siis reaalselt seal olid ainult gigantsed paprikad. Ma oleks tahtnud palju väiksemad, aga see oli kõige väiksem, mis seal oli. Siis oli veel selline avokaado mango kohukene. Ka väga huvitav. Siis võtsin pika kurgi ja muna. Ja siis võtsin punaseid ube. Ma ei ole neid ammu ostnud. Ma ei läinudki oma jalanõude pakile järgi, sellepärast ma avastasin, et see on kuskil täiesti X paki automatis, sest et see tuli selle venipakiga.
siis, tegelikult need magusad asjad, need kookesed ja need ma ostsin video jaoks. Muidu mul on praegu nagu Project Skinny käsil. Nii et ma kavatsen neid kõiki asju kindlasti ise ära süüa, aga Ice Cream Bites Mixed Berries, sellised. Väga hea näeb välja. Ja siis Ice Cream Bites Quark and Raspberry, ma ei tea, mis see siis on. Igatahes ka super hea näeb välja. Siis veel selle sama video jaoks ostsin kuiv külmutatud jäätis või? Freeze Dry Vanilla Ice Cream, ma ei tea, väga imelik. Frukkipala, cheese mix, siis tükeldatud kana, siis issand, kui palju seda on. 750 grammi, no jah. Proteiin, hakkliha ja siis võtsin veel rinnafilee sisetükid, mõtlen täna. Kreeka jogurt, kodujuust, mu lemmik cheddar. Siis ma leidsin mingi alternatiivi sellele, issand, mis brändi oma see oli muidu, mis ma asja, ma ei suuda praegu öelda. Aju ei tööta väga, sest ma 3 vendi maganud, aga high protein soja drink, vanilli maitseline. Sellega ma nüüd teen ju seda matšat. Siis võtsin suure paki friiteid. Hommikupost käes on laupäev ja eile ma ei vloginud, ma käisin trennis ja monteerisin vlogi. Ja täna mul on väga busy day, ma tegin endale just matša. Ma tegin nüüd selle piimaga, mis ma ostsin Lidlist, nii et maitseme kohe, kuidas see välja tuli. See piim tundus natuke paksem ja see vist ongi, sest ma tunnen keele peal mingisugust nagu puudrisust. No nagu proteiini asjadel vahepeal on. Aga maitse on hea. Oh my god. Ma ärkasin täna kohutava valuga siin piirkonnas. Ma ei tea, mis juhtus. Ma ei tea, kas midagi eile trennis juhtus. Ma ei tea küll ise, aga igatahes kohutav. Ja nüüd ma teen meiki. Ja siis ma salvestan podcasti. Siis ma monteerin podcasti, siis mul on vaja filmida Lidli koostöö ja siis mul on vaja filmida üks TikTok ja siis mul oleks vaja need kohe ka monteerida või nagu kokku panna ja niimoodi see päev mul planeeritud ongi. Ma panen jumeka ära ja siis proovime seda Kossas concealerit. Te teate, ma olen concealerite saikar. Millal iganes ma saan kuskile poodi, meigipoodi, siis mida Eestis ei ole, siis concealerid on need asjad, mis mind tõmbavad. Nii et siin me oleme, uus katsetus, päris mõnus aplikaator. No, ma ütleks, ta on nagu siuke keskmise katvusega, aga väga selline kreemine ja niisutatud. Näeb välja see silmaalune. Selline. Ma olen harjunud natukene heledama silmaalusega. Kas ma panen siia natuke heledat juurde? No ma panen natukene. Aga üldiselt, siuke ilus igapäevane concealer, aga kuna ma istun kaamera ette, siis ma tahaks natukene rohkem. No, võt see heledam on juba nagu rohkem minu tavaline vibe. Podcast on salvestatud, alati peale podcasti salvestamist mul on veits siuke hetk, kus nagu tahaks istuda veits ja mingi sotsiaalmeedias scrollida. Sest et lihtsalt see nagu rääkimine võtab läbi. Mulle meeldib, kuidas mu meik täna välja tuli ja kusjuures ma võtsin inspiratsiooniks iseenda pildi 2 aastat tagasi tehtud. Ma ei tea, midagi oli 2024 kevadel, midagi oli mu näos, mis nagu mulle nii meeldib, kui ma vaatan tagasi neid pilte. Ja võib-olla ma siis natuke tegin oma meiki teistmoodi, sest täna nagu ma tunnen jälle seda tunnet, mis oli siis. Ma vist panin nagu rohkem seda bronzerit niimoodi üle nina, see oli üks suur vahe.
ja hästi glowy oli mu meik siis. See on praegu nagu vähem glowimaks jäänud kuidagi. Aga täna ma panin alla seda Elf Halo Glow'd jumestuskreemi alla siis. Nii et see annab sükse nagu kuma juurde. Ja igasuguseid kumatooteid kasutasin veel. Ja ma panin täna siis need Browsi ripsmad, mis käivad enda ripsma alla. Et see on ka väga ilus tulemus. Ja ma ei kasutanud siis seda heledat lauvärvi. Praegu vähemalt ma tegin mingi ühe kindla pildi järgi. Seal mul ei tundunud olevat siin seda heledat lauvärvi, vaid lihtsalt oligi nagu niimoodi kuidagi see siuke külm pruun toon pandud. Ja lihtsalt sisenurka highlighter nagu ikka. Kulmud olid mul siis paremad. Ma pean vist minema. Ma ei ole väga ammu nagu kulmudes käinud. Ma lihtsalt vahepeal vist peaksin nagu ikkagi käima, et keegi teine aitaks mul selle kuju natukene nagu paremaks teha ja kuidagi sest kulmud mul lappavad praegu võrreldes siis selle 2 aasta taguse ajaga. Ja ma ei tea, võib-olla ikkagi ma käisin mesoteraapias. Ma pidin käima tegelikult 3 korda, aga ma käisin lõpuks 2 korda, sest mul tekkisid mõned nagu mingid punnikesed ja ma kuidagi muretsesin, et äkki see nagu ei sobi mulle see protseduur ikkagi. Aga võib-olla ma oleks pidanud ikka selle 3. korraga ära käima. Et ma veits nagu mõtlen, sest et kui ma vaatan tagasi neid pilte, et tõesti mu nahk lihtsalt tundub nagu nii niisutatud ja nii nagu plump ja juicy. Ja ma mõtlen, et äkki ma peaks uuesti mesoteraapiat tegema. See on jube kallis protseduur küll. Jah, seda peabki 3 korda tegema ja see hinnavahemik, ma olen praegu nagu erinevaid kohti vaadanud, aga see jääb sinna 120 ja 150 euro vahele 1 kord. Ehk siis mingi 360–400 eurot. Ei, 360–450 eurot, olenevad kohast, kuhu sa lähed, aga ma veits kaalun seda, sellepärast, et tõesti, kui ma vaatan tagasi neid pilte, kuigi ma näitasin Laurale ka, et oli mingi, ma ei näe nagu mitte mingit erinevust. Siis kui ma vaatan neid, ma näen seda erinevust. Ma ei tea, aga ma vaatan enda nägu keskmisest inimesest väga palju rohkem. Sest et kõik see, kui ma editin oma podcasti, oma videosid, oma koostöövideosid, oma pilte, storysid, TikTokke, kõiki asju, ma lihtsalt vaatan enda nägu iga päev kogu aeg. Ja ma arvan, see on ka põhjus, miks paljud influencerid. Võib-olla välismaal rohkem, aga tuunivad ennast. Küll nad süstivad huuli, igasugused muud täitesüstid, botoxid, iluoperatsioonid, et lihtsalt tegelikult inimene ei ole mõeldud oma nägu nii palju vahtima ja see ei ole tervislik. See tähendab, see võib olla mitte tervislik. Ja igal juhul ma peaksin, tegelikult ma mõtlen, et praegu on nii ilus päikseline ja valgus on kodus hea, et ma vist praegu filmin jutti ära erinevad asjad, mida mul on vaja filmida. Koostöövideo, TikTok ja vist rohkem ei olegi. Et ma filmin neid ka kohe ära ja alles siis hakkan kõike seda materjali monteerima. Ma tegin just TikToki hauli, aga nüüd ma näitan teile ka, mis ma tellisin Asosest. Ma võtan siis esimeseks need jalanõud, mille kohta Anette ütles, et tead, ma ei hakka midagi nende kohta ütlema. Sellised satiin puma baleriinad. Minu arvast nii vahvad, nii toredad. Ja see, et siin on kanna juures siuke pehmendus. Mulle väga meeldib see, sest mul alati hõõruvad jalanõud kanna pealt. Ja lihtsalt ma kujutan neid ette nii paljud outfitidel. So cool. Siis ma võtsin Asose enda brändi poolt sellised basic teravaninaga baleriinad, 7 euri. Olid need alla hindlusega. Nii hea sush, mida igale poole alla visata. Väga nagu siuke neutraalne. Ja siis ma olin lihtsalt nii elevil nende üle. Nagu Cowprint Speedcat trainers. We love. Issa, miks mu pea on nii väike tundub selle kõrval. Wow. Igatahes kujutage ette mu selle uue või ükskõik kumma nahktagiga. Need sinna alla ja põhimõtteliselt outfit done. Nagu need on juba nii coolid elemendid, et kõik muu võib olla üli basic. Mis on kodumaine bränd, kelle tootevalikust leiab siis erinevaid meigitarvikuid
podcast sai monteeritud ja kõik sotsiaalmeedia videod said ka monteeritud ja mul tuli meelde, et ma pidin teile eelmises videos juba oma MyProteini tellimust näitama ja ma unustasin. Nii et ma näitan nüüd. Ma tellisin sellise Teddy materjalist musta värvi vesti. Ma ei ole praegu väga entusiastlik, sest ma olen väsinud. Igatahes selline vestikene. Mõtlesin, et kevadel võib-olla hea, kui ilmad hakkavad nagu vaikselt soojavaks minema, aga ei ole nagu super soe veel. Et jalutamiseks siis tellisin oma lemmik Volgate sokke. Siis ma võtsin siuksed fiber gummid. Mõtlesin, et kiudaineid ikka läheb vaja, et tavaliselt nagu me ei söö neid toiduga piisavalt sisse. Ja siis neid võib 2 tükki päevas võtta, siuksed head apelsini maitselised. Ja siis ma võtsin sellised impact barid, kus on siis 20 grammi proteiini, siin on 6 tükki sees neid. Aga ma ei ole veel maitsnud, no praegu ka ei hakka maitsema. Ja siis ma tellisin Jagast endale sellise kollase velvet jaki. Need on päris mõnusa suurusega, et siia saab tegelikult isegi nagu mingi kampsuni alla panna. Selline. Vot, ja tegelikult nüüd ma hakkangi vaikselt tegema õhtusööki. Ehk siis nagu ma oma toiduhaalis rääkisin, siis mu järgmiseks toiduks on kanapokekauss. Ja siinkohal ma tõmbangi otsad kokku. Ma loodan, et sulle meeldis see vlog. Jäta ikka alla kommentaar ka ja pane videole like, kui sulle see meeldis. Ja näeme juba järgmises vlogis. Tšau!